Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi TV vaatajad. Täna on meil külas Lea Danilson-Järg. Meelde tuletaks iga juhuks teile endine justiitsminister ja kui meil on olemas siin professionaal, siis kasutamegi võimalust, et hakkame õigusteemadel rääkima. No praegu on kõige aktuaalsem teema on see, et Eestisse tuuakse 600 vägistajat, kiremõrvarit ja majanduskurjategijat. Liisa Pakosta väidab oma intervjuus, et nad ei ole radikaliseerunud. Et aga kus see teada saadakse? Et nad ei ole radikaliseerunud või nad ei ole maffia liikmed või on nad üldse normaalsed? Noh, igal juhul on nad süüdi mõistetud ja vangi mõistetud, nii et selles mõttes kindlasti nad on olulisel määral seadust rikkunud ja praegusel hetkel ju ka opositsioon püüab siis umbusaldada justiitsminister Liisa-Ly Pakostat ja just üks peamine argument on see, kuigi seal on veel väga olulisi etteheiteid, millest me võib-olla ka osades täna jõuame rääkida. Et tõepoolest, et kogu see probleemi asetus tegelikult, kui kaugemalt peale hakata, on ju see, et miks teistel riikidel on üldse vajadust rentida teistest riikidest vabanevaid vanglakohti ja et Eestis need vanglakohad vabanevad ja meil jääb vange järjest vähemaks, siis teised riigid on vastupidi hädas sellega, et vange ei ole kuhugi panna. Et neid tuleb juurde ja siin kindlasti tuleb nagu tõsiselt otsa vaadata nende rändepoliitikale, mis on olnud ilmselgelt ohtudega mitte arvestav. Ja see on just selline rändepoliitika, mida ju sellised globaliseerumist ja liberaalseid ideoloogiaid toetavad poliitilised jõud üritavad ju kogu aeg ka Eestis nagu edendada ja räägitakse siin ju praegune valitsus räägib, kuidas meil on vaja rändekvooti mitmekordistada ja nii edasi. Et see on nüüd selle tagajärg, et meil on asjad veel hästi, et meil ei ole vange ülemäära palju, neid jääb just vastupidi vähemaks. Ja seda oli juba näha ka siis, kui mina olin justiitsminister, et tõepoolest vanglates on vaba ruumi tekkimas iga aasta 100–200 vangi võrra. Aga nüüd jah, et selline lahendus, et riik peaks nüüd justkui hakkama teistele riikidele, kes on oma rändepoliitikas ebaõnnestunud, siis pakkuma neid vabanenud vanglakohti mingisuguse tasu eest. Esiteks muidugi riik sellise ettevõtlusega, ma arvan, ei peaks tegelema. Ja kindlasti see ei ole ka kasulik ettevõtlus selles mõttes, et Eesti ju ikkagi pürgib nagu sinna poole, et me teeme selliseid töid, mida saab teha vähese tööjõuga, aga toota suurt lisandväärtust. Siis ütleme selline vanglakohtade äri on tegelikult väga tööjõumahukas ja ma arvan, et see on eelkõige põhjus, miks sellega ei tohiks nagu üldse tegeleda. Et meil on ju teatavasti puudu igasugustest töötegijatest, on see siis politseis, justiitssüsteemis laiemalt. Ja nüüd tegelikult läheb vaja ju 200 inimest, kes nende vangidega otseselt tegelevad. Mina kuulsin, et 400. Võimalik, et ka 400. Ilmselt see sõltub ju ka sellest vangide arvust ja sellest töö keerukusest, mis seal olema hakkab. Kindlasti see töö lihtne ei saa olema, sest kindlasti nad ei valda ei eesti keelt, tõenäoliselt ka mitte inglise keelt, seal on tõlke vaja. Ja selles mõttes see on hästi tööjõumahukas ja meil tegelikult number 1 probleem on ju see, et meil ei ole inimesi, kes seda tööd teeksid. Ja tegelikult need on need samad inimesed, kes saaksid töötada meil politseis, eks ole, päästeametis, et seal toimub teatud selline konkurents nende ametkondade vahel ka, et kes need inimesed endale tööle saavad, nii et meil ei ole tõesti seda vaba ressurssi nende inimeste näol ja teiseks meil ei ole ka neid inimesi, üks on see vangla sees toimuv tegevus, aga teine on ju see, et nad vajavad ka arstiabiteenust, nad vajavad erinevaid teenuseid, mis jällegi läheb nagu, need jällegi tööjõumahukad ja sellised defitsiitsed erialad, mida meil on enda inimeste jaokski tarvis ja kus meil on inimestest puudus. Nii et kindlasti see tasu ei kompenseeri seda, millest me nagu loobume ja milliseid ohud sellega võivad kaasneda, et ka julgeolekuasutused on ju välja toonud väga selgelt, et seal on väga suured riskid, et see ei ole niimoodi, et inimene on seal vanglas ja siis ta nagu muu maailmaga üldse ei suhte või ei suhestu.
et mina olen justiitsministrina läbi käinud kõik meie need vanglad, mis meil on. Tõesti, nad on heal tasemel, aga vangidele on ju lubatud suhtlus lähedastega, nad võivad Eestisse tulla, nad võivad üle interneti suhelda, et tegelikult selline suhtlus väljaspool vanglat ja vangide vahel omakorda tekitab neid juurde, neid julgeolekuohtu, eriti kui me arvestame, et need islamiradikaalid näiteks või mingisugused organiseeritud kuritegevusega seotud. Ma segan vahele. Nii. Liisa Pakosta ütles, et Rootsi vangide siia toomine aitab vähendada julgeolekuriski. Kuidas sellest aru saada? See on, ütleme, väga kitsas lähenemine. Ta mõtleb ainult sellel aspektil, et need vanglatöötajad, teatavasti vanglatöötajaid on võimalik mobiliseerida ja näiteks ka on mobiliseeritud sellel, kui ma olin justiitsminister ja me Narva tanki eemaldasime, siis oli ka vanglateenistusest 100 inimest abis. Sest neil on see varustus ja need oskused, et nad saavad niisugustes olukordades appi tulla, aga see ei ole ju ainuke asi, mida riik vajab, et tegelikult võib-olla riik vajaks neid inimesi igapäevaselt politseitööl või kuskil muul julgeolekutööl, et ainuüksi selle reservi hoidmise näol me ei saa nagu seda nüüd kõige olulisemaks pidada, et seal on ikkagi väga palju aspekte, kus selline vanglateenuse välja poole pakkumine just vähendab Eesti julgeolekut. No jaa, aga ütleme niimoodi, nagu on meedias on juttu olnud, et leping sõlmitakse 5 aasta peale pluss veel soovi korral veel 3 aastat. Et kuidas ikkagi see saab võimalik olema, sellepärast, et kes meist on nii kindel, et 5 aasta jooksul kõik need tingimused, mis praegu on olemas, et need ka 5 aasta pärast veel kehtivad, et kas me saame kuidagi seda lepingut ka lõpetada ja mis see võib maksma minna? No kindlasti jah, et mis selle lepinguga seoses on ju ka väga häirinud avalikkust on see, et alguses räägiti sellest kui sellisest ideest, et me alles räägime läbi ja vaatame ja kaalume ja analüüsime ja siis otsustame. Siis nüüd järsku on pandud lauale juba mingi leping, et kus meil tegelikult ei ole ju mingisugust konsensust sellest osas, et niisugust asja võiks üleüldse teha, et see ju käidi välja lihtsalt niisuguse mõttena, aga nüüd on kuidagi väga kiiresti kõik võtnud juba nagu lepingu vormi ja tegelikult me ei tea täpselt, et mis seal siis lepingus täpselt olema hakkab ja kuidas seda jõustatakse, nii et ma arvan, et siin julgeolekuasutustel ja väga paljudel, kes on nagu tagasisidet andnud selle teema kohta, on väga tõsised argumendid ja neid tuleb kindlasti arvestada. No ma kujutan ette, et justiitsministeerium ise peaks mõtlema selle peale, et kui palju tuleb neid võimalikke kaebusi ja igasugust muud niisugust asja. Ja see on väga hea, et sa neid kaebusi ka mainid, sest tegelikult tõepoolest vangid on väga palju aega ja nad tihti väga palju just kaebavadki. See toob kaasa, nii nagu ka tegelikult riigi uus peaprokurör on öelnud, et see toob kaasa tegelikult ka vanglas sooritatavaid kuritegusid, mida jällegi prokuratuur peab menetlema. See on jälle täiendav koormus meie riigile, et kindlasti seda ei ole arvestatud selle lepingu tasus, eks ole, et me peame sellega tegelema. Vangid kirjutavad ka erinevatele ametiasutustele kaebusi, neid on väga palju, nendele tuleb vastata, me ei saa nendele vastamata jätta. Nii et kõik see kaudne kulu meie riigile ja see julgeoleku oht ja need riskid, need ei kaalu kindlasti üles seda tulu, mida me sealt siis loodame saada ja kindlasti ka mitte see ei ole mõistlik ka tööjõu puuduse tingimustes neid inimesi sellisel viisil rakendada, et ma arvan, et me peaksime ikkagi vaatama, et me tegeleme niisuguste asjadega, niisuguste teenuste, niisuguste toodete tootmisega, kus on võimalik väheste inimestega palju ära teha. Et see on väga selline tööjõumahukas teenus ja ma arvan, et Eestil väike riigina, kus on niigi tööjõupuudus, ei ole see ka selles mõttes mõistlik. Nojah, tundub, et mõned asjad käivad meil ruttu, et saime teada, et meil kõiki autonumbreid pildistatakse. Vaata, seda saab teha automaatselt, eks ole. Et seda saab automaatselt, seal pole vaja, eks ole, aga menetlemine toimus niimoodi, et ma ei saanudki aru, et kes selle otsuse lõpuks vastu võttis, kas siis
ilmselt see ei olnud isegi mitte siseministri tasemel, see oli mingi madalam tase, kes selle otsuse vastu võttis. Et paneme kaamerad üles ja hakkame kontrollima. Jah, et noh, kuna keegi ei teadnud, et nad niiviisi seal kogu aeg filmivad ja kontrollivad, eks ole, siis oli seda lihtne teha. Eks see ongi nagu ka, et kuidas meil üleüldse on korraldatud siis julgeolekuasutuste järelevalve. Et tundub, et see siiski ei ole piisavalt tõhus, et me tegelikult, nagu peaminister väitis, tema ei teadnud näiteks üleüldse, et niisugune asi toimub. Nii et ja noh, eks siin prokuratuuri ja kapo tegevuse osas on ka igasuguseid selliseid mõtteid ju tõstatatud, et kuidas ikkagi nende asutuste, kelle kohta, kelle tegevus on nii salastatud ja kinnine, et kuidas siis tagada nende enda tegevuse järelevalve. Nii et võib-olla selle taga oli kellegi head kavatsused. Noh, ma usun, et vast olid head kavatsused, et me saame kurjategijaid kinni püüda ja kadunud inimesi leida või kadunud sõidukeid leida või noh, midagi taolist. Aga alati peab arvestama seda varju külge, et tegelikult see kahju, mida võib-olla põhjustatakse, on hoopis kaalub selle üle, et tegelikult me ju teame, et näiteks Hiina või Venemaa, et nemad on praegu väga aktiivselt arendamas just sellist jälgimisühiskonda, et näotuvastus, numbrite tuvastus, et kõik oleks üles filmitud, et keegi kuskil ei saaks niimoodi liikuda, et riik sellest teada ei saa. Ja noh, tegelikult sinna on väga kergesti võimalik jõuda, kui me ei pane tähele neid ohumärke ja kindlasti selline totaalne jälgimine ja filmimine ei ole aktsepteeritav. Nüüd tähendab, praegu on niimoodi, et kui mina tahaks kedagi filmida, siis ma peaks tema käest küsima, aga kui Siseministeerium praegu paneb oma kaamera tööle, siis nagu pole probleemi üldse. No jah, nemad on jõuasutus, julgeolekustruktuur ja kuigi nad kindlasti kinnitavad ja väidavad, et kõike tehakse ainult meie turvalisuse huvides, siis noh, me tegelikult ei tea ikkagi, kuidas neid andmeid kasutatakse ja inimestel on õigus oma privaatsusele ja sellele, et riik ei ole neil kogu aeg hinga kuklasse ja vaatab, kus ta ja kellega koos ta käib ja mis autoga ta sõidab. No jah, vot siin ongi niimoodi, et ma ei tea, kas nüüd selle droonide lennutamise kohta on mingit paremat seadusandlust tekkinud. Palju on niimoodi, et sõidad tee peale autoga, ikkagi vaadatakse, siis sind veel ülevalt, eks ole. No ei teagi, kui näiteks on ütleme, maa tingimustes on tualett on väljaspool maja, siis peaaegu vaadatakse selle ka järele, et mitu korda sa päeva jooksul tualetis käid. Noh, nagu tundub nagu küllaltki kummaline see asi. Aga noh, räägime sellest seaduse asjast veel edasi. Hiljaaegu saime meie ka kooskõlastuseks karistusseadustiku muutmise mõningad väljatöötamiskavatsused. Et seal on siis mõned asjad, mis nagu meid huvitasid rohkemalt, on siis, eks ole, see ähvardamise puhul, et suurendada karistust ähvardamise puhul. Mina siis oma vastuskirjas tõin ka niisuguse näite, et kui ma ütlen kellegile, et ma sul näitan, kas see on siis ähvardamine või on see lubadus, et ma näitan talle midagi, et kuidas seda siis menetlema hakatakse sellisel juhul. Et põhjendatakse seda sellega, et aga see äkki võib tekitada või ähvardamine võib tekitada kehalise vigastuse või midagi taolist. No see natukene meenutab mulle seda vihakõne seaduse. Kas see ei olegi mitte selle vihakõne seaduse asendus või midagi? No mingisugune sarnasus neil on jah, sest et tõepoolest, et tihtipeale ka ju öeldakse selliseid ähvardusena kõnavaid sõnu, mis tegelikult ei ole ju ähvardusena mõeldud, eks ole, ja inimesed räägivad asju, mida nad tegelikult ei mõtle, et ikkagi tuleb vahet teha tegelikul ähvardusel ja sellel, kui keegi lihtsalt on võib-olla ebaviisakas või jäme kellegi teise vastu. Et kindlasti selle väljatöötamiskavatsuse puhul mulle tundub, on tegu sellega, et võib-olla ametnikud on teinud ajurünnaku ja pannud kõik uitmõtted kirja, et mida võiks karistusõiguses veel muuta. Ja siis minister ei ole tegelikult võib-olla seda siis arvendanud ja öelnud, et oot, et peame natuke hoogu.
sest noh, eks inimeste ülesanne ongi kogu aeg vaadata üle, et kas on midagi kuskil seadustes vaja täiendada, aga tõepoolest ikkagi karistusõigus on selline asi, mida ei peaks iga päev nagu muutma ja ütleme, ega karistusega kõiki probleeme maailmas ei lahenda ka, et inimesed ei hakka viisakalt käituma sellepärast, et nad kardavad karistust, et see on koduse kasvatuse küsimus. Ja kindlasti on täiesti absurdne see, kui meil tekiks olukord, nagu siin on ju õiguseksperdid viidanud, kus teo toimepanemine ise on leebemalt karistatud kui selle teoga ähvardamine. Et noh, näiteks, et kui sa lubad kellelegi peksa anda ja reaalselt saad 3-aastase vangistuse, aga kui sa tegelikult kellelegi oled peksa andnud ja tekitanud kehavigastusi, siis sa saad võib-olla 1 aasta vanglakaristuse. Et niisugused absurdsed olukorrad võivad tõepoolest tekkida ja noh, kõike lõpuni ei saa kunagi seadusesse kirja panna. Minu arvates kõige olulisemad ja sellised kõige nagu ohtlikumad olukorrad, kus tõepoolest ähvarduse taga ongi reaalne oht, on meil täna seaduses ikkagi juba kirjas. Et väga nagu põhjalikult tuleks kaaluda, et kas sinna on ikka vaja midagi veel nagu juurde kirjutada, sest tõepoolest siin võib tekkida nagu olukord, et see ähvardamine on suurem kuritegu kui ähvarduse täiteviimine. Siis seal oli veel üks asi, mis meid nagu ka tegi ärevaks, et võib olla tervise kahjustamine ja võib olla ka vaimse tervise kahjustamine. Et kuidas see siis saab olla, et kui ma ütlen kellelegi, et kuule, sa näed täna hommikul nii jube välja ja inimene saab depressiooni, et mis siis? Jah, no päris keeruline olukord jällegi, eks ole. Siis kõik kukuvad menetlema, nii et... Siis tuleks lihtsalt võib-olla seadusesse kirja panna, et kõik peavad olema viisakad suhtlejad ja kui ei ole, siis on kohe karistus. No jah, see on muidugi tore. Aga noh, numbrid tuvastus tekkis meil väga ruttu ja ilma igasuguse probleemita, aga meil on siin 2016. aastast üritame siin seadustada eakate nõukogusid kohalike omavalitsuste juures. No kuidagi ei tule välja see asi. Ma mäletan, viimane õiguslik formulatsioon oli vist midagi taolist, et see ei vasta kohaliku omavalitsuse Euroopa hartale. Mina küsisin ka siis, et kuidas siis Soomes nagu vastab, aga meil ei vasta. Et mis on siis sinu arvamus sellest, et milles see probleem on, et miks neid poliitikuid kuidagi see ärritab kangesti? No eks see, kui sa pead nii-öelda arvestama oma linnakodanikega, on nad siis eakad või on nad noored näiteks või kes iganes lastega pered. No see teeb ju tüli, eks ole, kes see siis tahab, et tulevad reaalselt inimesed ja räägivad oma päris probleemidest. Ja võib-olla see ongi see kartus, miks seda ei taheta siis vastu võtta, seda seadustada, et aga ma leian kindlasti selline kaasamine on vajalik, sest ega niimoodi kabineti vaikuses või kuskil 4 seina vahel tehtud otsused kindlasti ei suuda arvestada kõikide nende vajadustega, mis erinevatel sihtrühmadel on need siis eakad, lastega pered, noored või liikumispuudega inimesed või kes iganes, et otsustajatel on vaja sellist otsekontakti ja sellist nagu suhtlust, nii nagu ka näiteks pensionäride ühendustega, et see on väga oluline osa ja ainult nii saab teha sellist poliitikat ja selliseid otsuseid vastu võtta, mis reaalselt inimestele abiks on ja mis on nagu kvaliteetsed otsused. Ja täna me näeme võib-olla valitsuse minu meelest kõige suurem puudujääk ongi see, et neil ei ole kontakti enam inimestega. Ja see ju kajastub täpselt samamoodi ka reitingus. Et kui see reiting valitsusel on ikkagi 20% inimesi ainult toetab valitsust, neil ei ole sisulist mandaati ja nad sellele vaatamata teevad väga põhimõttelisi suuri otsuseid, olgu see siis maksupoliitikas või muudes valdkondades. Ja seda kontakti rahvaga tegelikult ei ole. Ja selleks ongi võib-olla väga hea võimalus, et just nimelt niisugused konkreetsed koostöövormid paika panna, sealhulgas pensionäridega.
No seda enam, et see info jõuaks otsustajateni. Seda enam, et näiteks Norras on see juba 92 aastast saadik seadustatud. Väga normaalne, jah. Meie lähiriikides ja Poolas ja Saksamaal ja igal pool on niisugune asi olemas, aga meil tundub, et poliitikuid see ärritab see, et mis nad tulevad siin meid segama, eks ole. Noh, jah, ma saan aru. Aga räägin veel seadustest, et mis asja uurib see Konkurentsiamet seal jalgpalliväljakul. Ma ei saagi aru, et mis puutub siia Konkurentsiamet. Mina saan aru, et inimesed tahtsid omavahel kokku leppida, et kuulge, et lepime nüüd kokku, et me ei hakka üksteiste meeskondadest, eks ole, neid mängijaid ära tõmbama. Aga nüüd amet leiab, et midagi on koledasti viltu. Vaatamata sellele, et mingeid lepinguid ei ole alla kirjutatud, keegi ei ole kuskil allkirja andnud, räägitakse ideest, aga Konkurentsiamet juba uurib. No, eks sport ole ju tegelikult väga konkurentsitihe valdkond, nii nagu ka näiteks äris, eks ole. Et selge see, et konkurentsiõigus hõlmab niisuguseid kokkuleppeid, mis on nagu üldsusele või siis nendele üldisel konkurentsiolukorral, turuolukorrale kahjulikud. Et näiteks ei või Prisma ja Rimi ja Selveri ketid kokku leppida, et maksame, ma ei tea, oma töötajatele hästi väikest palka või midagi sellist. Et igal juhul selline vaba konkurents nii äris kui ka spordimaailmas on oluline. Ja kindlasti selles mõttes niisugused kokkulepped, mis kahjustavad sportlaste huve, treenerite huve, need kindlasti ei olegi lubatud ja neid peabki menetlema. Et ma nii täpselt ei tea seda, mis konkreetse asja kaasuse taga on, aga nii nagu seda meedias on kajastatud, siis tundub, et seal oli mingisuguseid selliseid kokkuleppeid, mis võib-olla ei olnud siis sportlaste ega nende klubide või siis treenerite huvides. Ja eks me siis saame teada, kuidas see siis päriselt on. Minuli on ikka jõudnud niisugune informatsioon, et tegelikult neid kokkuleppeid ei olegi, on olnud ettepanekud. No sel juhul on see olukord teistsugune. Reaalselt selleks, et kedagi karistada, peab ikkagi olema toimunud mingi rikkumine, et tänapäeval mulle üldse tundubki, et väga palju niisugust kahju tehakse sellega, et meedias hakatakse juba käsitlema, et keegi on juba mingisuguse kuriteo sooritanud, kui tegelikult pole veel uurimagi hakatud ja pole veel mingite järeldustenigi jõutud, eks ole. Et siin ongi nagu oluline ikkagi faktid, reaalselt, mis on nagu toimunud ja et me lihtsalt meedias kedagi ei hakkaks tühistama ja spekuleerima. No jah, aga võtame siin selle Tartu abilinnapea näite, eks ole. 9 aastat solgutati mees siia ja sinna ja lõpuks maksti kahjutasu. Jah, eks neid pooleli olevaid asju on ju ka praegu, mis on juba niimoodi solgutada saanud ja sealhulgas mind... Tähtajad möödunud ja... See oli Tallinna Sadamist. Tallinna Sadamal oli ja siis on loomulikult see Humala kaasus on meil ka üleval, nii et seda me ka ei tea, kuhu see lõpuks siis kukub, et meediakajastus on olnud vägev. Ja üks see niisugune meediamöll sai nüüd kohtulahendi just sel nädalal, et millega ma olen ise seotud, et Pere Sihtkapitali vastu oli siis ka Andmekaitse Inspektsioonil trahviotsus, mille me siis vaidlustasime, sest meie ei näinud seal mingit rikkumist. Kõik oli püütud teha absoluutselt nii nagu seaduse ette näevad. Eelmine juhatus siis, kes enne mind sellega tegeles, oli võtnud ühendust enne seda uuringu läbiviimist, millest siis tekkis suur skandaal. Oli kontakteerinud nii Andmekaitse Inspektsiooni endaga, Siseministeeriumiga, siis Tartu Ülikooli, selle eetikakomiteega, kõikidega oli suhtlus. Aga ometigi selline skandaal tekkis ja väga rängad süüdistused olid Sihtkapitali suunas. Siis nüüd maakohtu otsus juba maikuus oli, et see väärteomenetlus tuleb lõpetada, sellepärast et puudub väärteotunnused puuduvad, et ei saa karistada ja maakohus tühistas selle trahvi. Ja Andmekaitse Inspektsioon ei jäänud selle otsusega rahule
pöördus Riigikohtusse, siis nüüd sel nädalal tuligi siis otsus, et Riigikohus seda menetlusse ei võta, nii et maakohtu otsus jääb jõusse ja see trahv on tühistatud. Ja riik maksab kinni veel lisaks ka siis õigusabikulud, mida siis kapital kandis. Ja aga no kes maksab kinni siis need riigiametnike kulud, kes sellega tegelesid kogu aeg? No see ongi natukene ebavõrdne olukord, et kui teisel pool on kohtus käijaks riik, siis riigil on põhimõtteliselt piiramatu ressurss seal kohtus käia. Lõpmatuseni, et me uurime sind nii, et sa süüdi jääd. No või isegi kui ei jää, siis äkki sa väsid ennem ära, eks ole, et sa ei viitsi edasi kaevata. Nii et see on tõesti, et neid meedialugusid on olnud mitmeid, kus meedias on tuld ja tõrva lennanud ja siis pärast on tulnud kas õigeks mõistev otsus või midagi sellist. Ja, aga seda muidugi kõik ei pane tähele. Aga kindlasti panevad tähele viimast sookvootide seadust ettevõtjad. Mina kui endine ettevõtja mõtlen, et kes kurat tuleb mulle seletama, et kelle mina pean tööle võtma. No jällegi, see on jällegi niisugune nagu need õilsad kavatsused, eks ole. Kas siin ei ole mitte isakas ja Marxi mingisugune vana idee, et kõik teevad meile liiga või midagi taolist? Ja kindlasti see mõte ise rõhub nagu sellele, et nagu sotsiaaldemokraadid otsivad meil ka pidevalt neid, kes oleks siis kannatajad ja kelle eest saaks kangesti võidelda. Ise šampanjaklaase kokku lüües, et selles mõttes see natuke sedamoodi on. Kahtlemata on oluline, et naised rohkem otsustuskogudes osaleksid, aga see ei saa olla kuidagi selline kvoodi või sunnisüsteem. Et me teame, meil on ju väga palju tublisid naisi, kes ongi väga kaugele jõudnud, sest et nad on selles valdkonnas väga pädevad, nad on tublid, nad on väga vajalikud ettevõttele ja seetõttu nad saavad sinna juhtivatele kohtadele. Aga et lihtsalt, et on kvoot, siis siin on osad naised ka öelnud, et kes see tahab siis see kvoodi naine olla, eks ole. Et siis sul on alati selline tunne, et sind ei valitud sinna mitte sellepärast, et sa oled tubli ja sa oled asjatundlik, vaid sellepärast, et oli mingi naiste kvoot, mis vajas täitmist. No nõukogude ajal oli et nii mitu töölist, nii mitu insidenteenist personali ja nii mitu, ma ei tea, kedagi teist, kolmandat, neljandat, Kusjuures alati ei pruugi isegi naiste olemas olla. Antud juhul on see lihtsalt, on see lihtsalt naine, eks ole, antud juhul, eks ole, aga idee on läbilisti vedanud. On sarnane, jah. Aga see, et üldse, et see naine on kuskil otsustamise positsioonil, ei pruugi muidugi tegelikult üldse tähendada, et ta seal tingimata enamuse naiste huvidest seisab. Et mida ma olen nagu märganud näiteks perepoliitika puhul, sageli just niisugustele otsustavatele kohtadele satuvad naised, kes teevad veel kahjulikumaid otsuseid, kui ütleme need mehed, kes enne seal nendel positsioonidel olid, et ka naiste hulgas on ju väga erinevate vaadetega inimesi. Mina ei räägi nüüd kvalifikatsioonist, ma räägin lihtsalt põhimõttest, eks ole, et lihtsalt ainult selle pärast, et ta on nii või naasugune, eks ole, ei saa ta ju olla kuskil mingisuguse otsustava koha peal, eks ole. Jah, seda kindlasti, ma arvan, sellist ettekirjutust ei peaks olema, aga kahtlemata tuleb toetada naiste osalust erinevates otsustuskogudes ja vormides, et see on kindlasti oluline. See on hoopis teine asi. Aga räägime natuke pensionäridest ka. Elu lõpu tahteavaldusest. See on nüüd juba väga pikalt olnud. See on väga pikalt olnud ja asi hakkas ju sellest peale, et kodanik Sutrop leidis, et meditsiinieetika on vananenud ja meditsiinieetika muutub ja me peame ka siin ikka ennast muutma ja teist ja kolmat moodi. Aga asi on ikkagi tegelikult niimoodi, et minu isiklik arvamus on see, et meie ei ole siia ilma tulemiseks ise midagi teinud. Vastab tõele. Ja meie ei saa ka otsustada seda, et mismoodi, millal või kuidas või kas me läheme, eks ole. Nii et see jääb meist ikkagi väljapoole ja minu arust mulle tundub niimoodi, et nagu
asjaosalistele ehk patsientidele, noh, see ei ole probleemiks niimoodi, aga küsimus on ju üles tõstnud medtöötajad ju. Meditsiinipersonal on ju selle üles tõstnud küsimuse üldse. Ja kui võtta nüüd niimoodi tahetakse teha nendele vaestele vanainimestele selgeks, et teie otsustate midagi. No ei otsusta. Sest viimati ma kuulsin selles raadios oli, siis rääkisid Sutrop ja Lutsar ja kes seal veel olid, et noh, et ikkagi, et kuidas seda nagu teha ja Irja Lutsar ütles, no, et ema teab küll, kuidas teha, et kas ütleb, et ärge mulle valuravi tehke või ärge minu kopse ventileerige või midagi, eks ole, ja Margit Sutrop arvas, et nojah, seda tuleks ikka pereringis arutada. Ma ise mõtlesin, et kui laialt seda siis nagu arutama peaks. Et kas ka mõningaid võimalikke varuosasid puudutada või mitte. Aga mis puutub nüüd, see oli kõik emotsionaalne osa. Aga nüüd räägime natukene juriidikast ka. Siin selles väljatöötamiskavatsuses on kirjutatud inimestele, kes ei ole digipädevad või kellel on selline erivajadus, mis välistab võimaluse ise elektrooniliselt elu lõpu tahteavaldust täita, nähakse ette lahendus, arst või tunnistaja abistavad inimest andmete elektroonsel täitmisel. Mis tähendab seda, et mina ütlen niimoodi, nojah, et peaks andma siis nende abistajate kätte oma ID-kaardi ja andma nendele ka siis paroolid. Et kuidas siis ikkagi niimoodi, eks ole, meil on ju teada küll siin juhtumeid, kus abistajad on abistanud niimoodi, et inimesed on jäänud suurtest summadest ilma, eks ole. Ja antud juhul ikkagi ei ole tuhkas sellega, ei olegi tegemist, ütleme, e-valimistega, et kes valitakse, kas 1000 häält siia või sinna, eks ole. Aga tegemist on ikkagi elu ja surma küsimusega, et hakata nüüd seda elektrooniliselt formuleerima või fikseerima, minu arust see on ikka täiesti jama ja meie arutasime seda Eesti Pensionäride Liidu juhatuses ja leidsime, et ainuke, kes saaks ikkagi seda otsust kinnitada, oleks ikkagi notar ainult ja ainult. No, notari roll üldiselt on jah see, et ta peab kinnitama, et see, mida inimene soovib alla kirjutada, millest soovib kokku leppida, on tema tegelik tahe, eks. Et seda kindlasti, aga nüüd antud juhul, mis siin see võimalus, mis välja tuuakse. No see on küll väga hägune jah, et see küll ei anna mingit kindlust, et seda olukorda ei või ta kuritarvistada, eks ole. Et ilmselge on see, et inimese surma pikendada ei ole mõtet, et kui inimene on niigi suremas ja siis tänapäeva meditsiin suudab ta üle hoida. Seda arutame meie terved inimesed või enam-vähem terved inimesed. Aga inimene, kui ta on ikkagi haige, siis reeglina on tal ikkagi lootus. Ükskõik, kui tal ei ole muud lootust, siis on tal võib-olla see lootus, et võib-olla homme ei ole nii valus. Tõsi, see ongi väga erinev ja me teame avalikkusest ju ka neid juhtumeid, kus siin on see konkreetselt see elulõpu tahteavaldus ei puuduta eutanaasiat, aga või abistatud enesetapu, aga on ka neid inimesi, kes on selle tuli välja, et härrasmehel on täiesti juriidiliselt kõik õige, nagu ta ise ütles, et ainult ühiselt 3000 ja ta abistas inimest, teine kord ei läinud võib-olla nii hästi, ma ei tea, kas ta maksis raha siis tagasi või ei maksnud. Seda ei tea, aga igal juhul nüüd see otsus tõepoolest Riigikohtu otsus, et ta Riigikohus mingit süüd tal ei näinud, tähendab seda, et kui me nüüd kogu aeg arutame, et kas me peaksime abistatud enesetapu seadustama, siis tuleb välja, et tegelikult meil ongi see juba lubatud.
sellepärast, et karistust ju ei järgne. Nii et tegelikult uus ettevõtluse vorm. Just, et tegelikult mitte ei peaks arutama, et kas me peaksime selle seadustama, vaid nüüd peaks nagu mõtlema sellele, et kas me peaksime nüüd selle kuidagi kontrolli alla võtma ja ära keelama. Oota, meil on ju teine näide veel, see Pihlakodu lugu, eks ole. Tuleb ka välja, et kõik, nagu öeldakse, kõik on koššer. Jah, see on muidugi veel omaette kurb lugu, et... Ei, nüüd vist... Minister kutsus kokku asjatundjate komisjoni või midagi sellist, et hakkab ikkagi arutama, et tõepoolest see avalikus õiglustunnet nii tugevasti riivas, et ma isegi imestan, et minister nagu nii kaua selle asjaga ootas. Et tõepoolest, et kui sa paned oma eaka vanema sinna hooldekodusse, siis sa ju ikkagi loodad, et ta on turvaliselt kohal, et teda ei kasutata ära mitte mingisugusel moel, et tema eest heatahtlikult hoolitsetakse. Et see toimunu lihtsalt ei ole, absoluutselt ei vasta sellele, mida inimesed ootavad. Ja kui siin ei nähta ka sellel, siis seal hooldekodul ei nähta ka mingisugust süüd, siis see ikka tõesti väga riivab inimeste õiglustunnet. Muide, ma lisaksin, et peale hoolekandereformi algust on hooldekodu koha maksumus tõusnud 1350 kuni 2090 1. jaanuarist 2025. Selles samas hooldekodus. No vot, see ongi täpselt niimoodi, ütleme, kõik need riigi toetusskeemid peavad olema nagu läbi mõeldud, et see raha lihtsalt praegult läheb nagu selles mõttes tuulde, et kuna riik maksab osa teenusest kinni, siis kohe tõsteti teenuse hindasid, eks ole. Sellepärast, et apelleeritaksegi sellele, kui palju inimesed on suutelised maksma oma lähedaste hooldusteenuse eest. Ja see raha võetakse nii või naa nende taskust ära. Ja see, mis riik juurde maksab, kuidagi ei vähenda seda hinda ja seda kulu. Nii et tõepoolest, et kui riik tahab sellisesse valdkonnas sekkuda, siis need reeglid peavad olema väga selged ja tuleb tagada, et teenuse hinnad ei hakka siis kohe nagu hüppeliselt kasvama. No sellest hoiatati juba ennem. Aga ega praegune valitsus ei ole üheski hoiatusest hoolinud. Jah, ega seda küll. Aga mis siis nüüd saab, et ütleme, kui järsku juhtub niisugune asi, et järgmiste valimiste aeg praegused koalitsiooni osakonnad ei saa valitsusse või erakonnad, et mismoodi me siis saame hakata kõiki neid rumalusi tagasi pöörama? Ja asju katki teha on alati raskem, kui neid parandada, nii et eks see saab olema üks väga esiteks töömahukas, et kõiki neid muudatusi teha ja tagasi pöörata, see ei ole lihtne. Ja kulud ka kindlasti, sest teatud otsused on juba ära tehtud, kus sa ei saa välja, et mis igal juhul lähevad maksma maksumaksjale. Nii et kas või see sama hooldereform, eks ole. Jah, see on jah, nagu on juba. Siin ei ole midagi teha. Nii et ega jah, aga õnneks me elame demokraatlikus riigis ja niisugused mitte hakkama saanud valitsused varem või hiljem peavad oma koha loovutama nendele, kes pakuvad seda alternatiivi ja pakuvad tervemõistuslikke lahendusi, mis arvestavad inimeste huvide ja vajadustega. Nii et kahjuks jah, natuke tuleb veel oodata, aga inimestel tekib üsna varsti, juba peaaegu ka aasta pärast, see võimalus siis enda hoiakuid ja enda hinnangut anda valitsuse tegevusele ja teha siis uued valikud. No nii, head vaatajad. Ma arvan, et meie tänavune jutuajamine andis teile mõtlemisainet, et te mõtleksite ka siis järgmine kord, kui jälle valima lähete, et mis see siis nagu parem on teie endi jaoks. Aitäh! Aitäh kutsumast!